Mees, kes määrati legendaarse Mossadi organisatsiooni järgmiseks juhiks, oli sel nädalal kohtus ning Knesset võttis vastu olulise seaduse, millega luuakse tribunal, et lõpuks 7. oktoobri terroriste kohtu alla anda. Mida me saame neist lugudest õppida? Mina olen Ilana Maisel-Diamant ja see on Alusseadus. See nädal on olnud väga oluline nii juriidilistes kui ka poliitilistes uudistes, kuna Knesset avas selle koosseisu viimase istungjärgu ja ülemkohus jätkas väga tähtsate juhtumite arutamist, mis puudutavad Iisraeli julgeolekut ja sotsiaalpoliitikat. Knesseti istungjärk algas pauguga. Esmaspäeva õhtul võttis Knesset vastu olulise seaduse, mis annab spetsiaalsele sõjatribunalile volitused kohtumõistmiseks umbes 300 7. oktoobri terroristile, kes Iisraeli väed tabasid Iisraeli territooriumil ja on sellest ajast saadik vahi all hoitud. See on katse lõpetada 2,5 aastat kestnud õiguslikku määramatus selle üle, kuidas neid tuleks ja saab kohtu alla anda. Eelnõu esitasid ühisel koalitsiooni ja opositsiooni liikmed. See võeti vastu häältega 93 poolt ja mitte ühtegi vastu, mis on haruldane ülekaalukas enamus, seda enam, et oleks piisanud lihtenamusest ning mitte ükski liige ei hääletanud vastu. See on tõeline ühtsusavaldus, kui asi puudutab nende kohtusse andmist ja karistamist, kes mõrvasid, vägistasid, sandistasid, röövisid ja piinasid meie sõpru ja perekonda 7. oktoobril. Friends and family on October 7th. See on osaline vastus õigluse nõudmisele ja me saame vaid loota, et see on hea vastus. Eelnõu loob spetsiaalse sõjalise kohtusüsteemi. See võimaldab esitada süüdistusi, sealhulgas terrorismis, Iisraeli suveräänsuse rikkumises ja genotsiidis, vastavalt Iisraeli 1950. aasta genotsiidi ennetamise seadusele. See genotsiidiseadus oli Iisraeli vastus holokaustile ning selle rakendamine 7. oktoobri sündmustele on õiguslik hinnang kavatsusele juudi rahva hävitamisele. Seadus lubab surmanuhtlust kõige raskemate juhtumite puhul ning keelab selle alusel kohtu alla antud isikute vabastamise tulevaste vangide vahetuste käigus. Ja see nõuab, et kõige olulisemad istungid, avamine, kohtuotsus ja karistuse määramine filmitaks ja edastataks spetsiaalsel avalikul veebilehel. Pea seda meeles, kui saade veidi edasi läheb. Selle tribunali käivitamisel tekib kindlasti raskusi ning selle praktiline rakendamine võib mitmel moel takerduda. Aga vähemalt korraks sel nädalal tuli juudi riik kokku, nagu ta teeb seda peaaegu alati välistele ohtudele reageerides ja rääkis ühel häälel. Muidugi, see ühtne hääl murdus üsna pea, kui koalitsioonis hakkas poliitiline kriis haared ja ajateenistuse küsimuse tõttu, mis tõi lähemale hääletuse Knesseti laialisaatmise üle ja ennetähtaegsete valimiste korraldamise. Samal ajal võivad neil, kes üritavad kohtusündmustel silma peal hoida, silmad olla pealkirjade jälgimisest väsinud. Vaid viimaste nädalate jooksul on kohus arutanud või edasi menetlenud vaidlustusi, mis puudutavad 7. oktoobri riikliku uurimiskomisjoni minister Yair Ben-Gviri võimalikku tagandamist ning toetuste kärpimist ja ajateenistusest kõrvalehoidjate vahistamist Haredi kogukonnas. Ja nüüd on esitatud kaebus, mis vaidlustab Mossadi uue juhi kindralmajor Roman Kaufmanni ametisse nimetamise, kes peaks ametisse astuma 2. juunil. Ma tahan keskenduda Kaufmanni loole, sest see on oluline ja minu arvates toob see esile mõned võtmeküsimused Iisraeli ühiskonna kohta. Mossadil on nii toetajate kui ka vastaste seas müütiline maine. Iisraeli ja juudi rahva sõprade jaoks on see olnud peategelane aastakümnete pikkustes lugudes Iisraeli kangelaslikkusest, intriigidest ja spioonitööst. Eichmann, kes rööviti 1960. aastal Buenos Airese tänavalt, toimetati salaja Iisraeli, mõisteti kohut ja poodi üles. Võlts sukeldujate kuurort Sudaani Punase mere rannikul, mille kaudu toimetati tuhanded Etioopia juudid Iisraeli. Aastakümneid kestnud jahte Müncheni olümpiamängude veretöö korraldajate tabamiseks. Ja siis vaid viimase 2 aasta jooksul piiparid, mis plahvatasid Hezbollah operatiivtöötajate taskutes üle kogu Liibanoni, 12-päevane sõda Iraaniga ning ühine USA-Iisraeli rünnak, mis kõrvaldas ülemjuhi tema enda kompleksis Teheranis. Ja nüüd on see organisatsioon, mille tulevane juht on õigusliku vaidluse keskmes, mida kohus on loomulikult nõustunud arutama ja nüüd ka arutanud. Niile, kes tunnevad déjà vu'd, see ei ole esimene kord, kui suure julgeolekuorganisatsiooni juht on selle valitsusajal kohtus. Te mäletate, et eelmisel aastal vaidlustati Shin Beti juhi Ronen Bari vallandamine ning valitsus pidi jätkama tööd või pigem mitte tööd oma siseluureteenistuse juhiga, keda ta oli väga avalikult üritanud vallandada.
tema lõpuks ametisse saanud järglane, praegune Shin Beti juht David Sini, viibis ametisse astumisega õiguslike vaidluste tõttu ning sattus ka pärast ametisse asumist õiguslike vaidluste keskmesse. Just need näited ongi see, mida ma silmas pean, kui räägin inimestega sellest, kuidas õigus Iisraelis on lahutamatult seotud kõigi suuremate poliitiliste otsustega, mis mõjutavad iga Iisraeli eluvaldkonda: riiklikku julgeolekut, majandust, haridust, usku ja riiki. Igaüks, keda mõni neist teemadest huvitab, peaks mõistma, et sageli otsustab nende saatuse just õigussüsteem. See kehtib eriti riigis, kus igaüks võib, olgu see hea või halb, vaidlustada ükskõik millise otsuse otse ülemkohtus, kus, olgu see hea või halb, tegutseb peaprokurör sisuliselt sõltumatu vetona poliitika suhtes otse täidesaatva võimu seest. Ja kus, nii hea kui ka halva poolena, on riigi keskne ideoloogia loonud juurdunud bürokraatia, mis peab oma rolliks poliitilise tasandi suhtes üliagarat valvsust. Ja nüüd jõuame peaministri sõjaväelise sekretäri kindralmajor Kaufmanni ja Mossadi juhtumini. Selle salvestuse tegemise ajal ei ole kohus veel otsust langetanud, kuid olenemata tulemusest on see taust oluline. Nii et mis Kaufmanni lugu siis on? See sõltub sellest, kellelt sa küsid, ja ma räägin sulle nii selle loo, mida sa oled võib-olla juba kuulnud, kui ka selle, mida sa tõenäoliselt ei ole kuulnud. Siin on vaidlustajate seisukoht, mida on laialdaselt kajastatud. 2 vabaühendust esitasid ülemkohtule kaebuse, millega liitus ka Oori. Elma Kaias, mees, kes oli 17-aastane. Kui Kaufmann, kes oli siis diviisiülem, kiitis heaks tema värbamise araabiakeelse mõjutuskampaania jaoks, mida Iisraeli kaitseväel ei olnud lubatud läbi viia. Tollal Alajaline Elma Kaias arreteeriti Shin Beti poolt, talle esitati spionaažisüüdistus ja ta viibis umbes 18 kuud vahi all, enne kui süüdistus tühistati. Asher Grunis, ametisse nimetamiskomitee esimees ja endine ülemkohtu president, oli oma komitee Kaufmannile antud heakskiidu suhtes eriarvamusel, nimetades tema rolli väga tõsiseks eetiliseks puudujäägiks. Peaprokurör Gali Parav-Meara esitas oma arvamuse pühapäeval, öeldes, et ametisse nimetamine, tsiteerin, kannatab äärmusliku ja silmatorkava ebamõistlikkuse all ning tuleks tühistada. Ja ametist lahkuv Mossadi juht David Barnea saatis ülemkohtule omal algatusel kirja, hoiatades, et Kaufmann võib põhjustada, tsiteerin, tohutut kahju Iisraeli riigile. Selle tõlgenduse kohaselt on ametisse nimetamine vigane, vastavad asutused on sellele tähelepanu juhtinud ning kohus teeb täpselt seda, mida ta peaks tegema. Aga siin on üks külg, millega sa ei pruugi olla kokku puutunud. Ja see on see külg, mis ütleb, et Elma Kaiase juhtum on tegelikult algusest peale segane olnud, sest tegemist oli 2 eraldi operatsiooniga, mitte ühega. See tõsine, see, mis pani Elma Kaiase vangi, ei puudutanud Kaufmanni üldse. Mitu kuud enne seda, kui Kaufmanni üksus üldse Elma Kaiasega kokku puutus, oli eraldi sõjaväeluureüksus teda juba salastatud materjali allikana kasutanud. Kaufmanni üksus tegeles palju kitsama asjaga. Alluva soovitusel edastas Kaufmanni üksus Elma Kaiase populaarsesse Telegrami kanalisse juba Iisraeli uudistesaitidel avalikult kättesaadavat teavet osana Süüria piiri heidutuskampaaniast. Kaufmann ei teadnud, et kanalit juhib alaealine ja kui faktid päevavalgele tulid, IDF-i sõjaväe peaprokurör otsustas kriminaaluurimist mitte alustada, samal ajal kui Põhjaväe juhatuse ülem jõudis järeldusele, et tegemist oli pigem operatiivse kui eetilise läbikukkumisega. Andis välja vaid ülema märkuse, mis on IDF-i reageeringute madalaim tase, ega lähe isegi Kaufmanni isiklikku toimikusse kirja. Kui me selle tõlgenduse omaks võtame, siis on see, mida me praegu näeme, veidi murettekitavam. Läbivaatamiskomisjoni 3 koosnev enamus kiitis ametisse nimetamise heaks, samal ajal kui kohtunik Grunis jäi eriarvamusele, kuid märkis oma arvamuse salastatuks ega jaganud selle täielikku põhjendust teiste komisjoni liikmete ega avalikkusega. Peaprokurör keeldus seejärel peaministrit kohtus esindamast, ületas omaenda tähtaja 2 päeva võrra ning võttis üle eriarvamusele jäänud esimehe seisukoha, mis oli vastuolus enamusega. Samal ajal viitavad teated, et ametist lahkuv Mossadi juht, kes ei ole valitud ametnik, viis läbi kampaania oma määratud järglase vastu, peaministri, komisjoni, peaprokuröri ning seejärel konfidentsiaalse kirja kaudu ka kohtu ees. Selle tõlgenduse kohaselt on reaktsioon Kaufmannile vähem seotud Kaufmanniga endaga kui institutsionaalse refleksiga. Süsteem, mille juhtivad tegelased tunnevad end mugavalt valitud valitsuse kandidaadile ühiselt vastu seistes, kui kandidaat tuleb nende maailmast väljaspoolt.
Nüüd, olenemata sellest, mida keegi neist tõlgendustest arvab, on peaminister ise otsustanud just selle tõlgendusega otse tegeleda. reedel, 8. mail esitas Netanyahu kohtule oma vastuse, nõudes, et kaebused täielikult tagasi lükataks. Ta kirjutas, et riigi julgeoleku eest vastutab peaminister ja ainult tema ning kohtul puuduvad vahendid sellise julgeolekuotsuse ümberhindamiseks. Nüüd ei saaks olla suuremat kontrasti selle vahel, kuidas ollakse ühtsed juudi riigi vaenlaste vastutusele võtmisel ja selle vahel, kui palju tülisid tekib ametisse nimetamiste ümber. Ühelt poolt näidatakse jõudu ja otsusekindlust, kuigi seda saadavad kriitika, kahtlused ja lein, nagu võikski oodata. Teiselt poolt on tegemist ühe tähtsaima ametikohaga riigis, ametiga, mis peab tihedalt koostööd tegema valitud valitsusega ja julgeolekuaparaadiga, mida see peaks kontrollima. Saab riikliku vaidluse objektiks ja lõpuks antakse asi kohtusse ning mitte esimest korda. Nii et pidage meeles, see pole kaugeltki 3., 4. ega isegi 5. oluline ametisse nimetamine, mida selle valitsuse ajal on vaidlustatud. Riigiteenistuse voliniku ametisse nimetamise protsessi tühistas ülemkohus 2025 aastal, jättes selle ametikoha sisuliselt üle aasta täitmata. Teise televisiooni- ja raadioameti töö peatati sel kuul erakorralise kohtumäärusega täielikult seoses esimehe ametisse nimetamisega. 2024 aastal esitati kaebus sama ameti tollase kohusetäitja Odalia Minnise vastu, mida peaprokurör keeldus kaitsmast. Kohus lausa noomis tollel peaprokuröri ja kiitis ametisse nimetamise heaks. Räägime korraks, mida see vaidlustuste laine tegelikult tähendab. Varem kehtis ametisse nimetamiste puhul selline põhimõte, et kohus kasutas äärmise ebamõistlikkuse doktriini ainult väga harva. Mis siis toimub? Kas iga selle valitsuse tehtud ametisse nimetamine on tõesti nii vigane, et see nõuab õiguslikel alustel tagandamist? Võib-olla mõned arvavad nii, kuid see pole tõenäoline vastus, sest kohus ise kiitis lõpuks heaks Tzini ametisse nimetamise Shin Betis ja Minnise määramise tema kohusetäitja ametikohale. Nii et kui me oleme vaidlustajate suhtes helded, siis vastus on, et mõned ametisse nimetamised võivad tõepoolest olla problemaatilised. Aga kui me oleme väga skeptilised, siis vastus on, et mitte ükski. Mõlemad variandid viivad kurva dihhotoomiani. Vaidlustused muutuvad kas usaldamatuse väljenduseks poliitilise tasandi suhtes või lausa pahatahtlikkuseks. Seda tõlgendavad omakorda need, kes usaldavad poliitilist tasandit kui rünnakud nende valikute vastu. Ja tulemuseks on usalduse vähenemine igal tasandil. Nüüd kinnitavad seda teooriat ka numbrid. Reichmanni ülikooli Vabaduse ja Vastutuse instituudi andmetel on avalik usaldus valitsuse vastu 17% ja Knesseti vastu 11%. Ülemkohus on 44% juures, mis on selle jaoks pikaajalise madalseisu lähedal. Peaprokuröril on 43%, politseil 27%. Vastupidiselt sellele naudib Iisraeli kaitsevägi selles uuringus 65–77% avalikkuse usaldust, mis on kõrgeim kõigist mõõdetud institutsioonidest. Ja ma olen näinud ka teisi uuringuid, kus see number on isegi kõrgem. On selge nii sellest, kuidas Iisrael mobiliseerub võitlema, kui ka sellest, kuidas Knesset lõpuks tribunali suhtes konsensusele jõudis, et ühtsuse vallandajaks Iisraelis on eksistentsiaalse ohu tajumine. Kahjuks on sellel muidugi head ajaloolised ja isegi hiljutised põhjused. Kuid iroonilisel kombel on võimalik, et sõjaliste ohtude käsitlemine alates 7. oktoobrist on meist tekitanud petliku tunde, et sisemist turvalisust on piisavalt. Et vanad lõhed ja kuristikud avalduvad taas kõigis neis asjades, mida me tavaliselt eksistentsiaalseteks ei pea. See hõlmab endast nääklemist, kauplemist ja võimuvõitlusi seaduste ja valitsemise tasandil. Aga küsimus selle kohta, kes juhib Mossadi, armeed, Shin Beti, kui hästi nad töötavad poliitilise tasandiga ja milline on nende strateegiline maailmavaade, need on eksistentsiaalsed küsimused. Nende vaatenurgad ja võime süsteemis töötada või seda vaidlustada on määravad ning seda mõistsime ka traagilisel moel 7. oktoobril. Mingil määral näib, et me unustame selle, sest ühtsus on oma töö teinud, mobiliseerides erakordse sõjalise vastuse ohule. Iisrael on nagu nutikas soomus, mis on materjal, mis on loodud löögi korral küvenema, et keha kaitsta ja siis, kui rünnakut ei ole, jälle pehmenema.
nii et me lõdvestume või oleme juba lõdvestunud ja see on näha. olgu, arvestades, et need küsimused on eksistentsiaalsed, peame neile tõsisemalt lähenema nii poliitikas kui ka kohtutes. kui mängus ei ole tõsist seaduslikkuse küsimust, vaid pigem hinnang iseloomule, ei tohiks demokraatliku valitsuse ja julgeoleku jaoks olulised isikud sõltuda kohtuarutluskäigust. selle probleemi lahendamine nõuab erakordsete omaduste ümberhindamist õigussüsteemis, mis on muutnud end nii paljude oluliste poliitikaküsimuste otsustavaks tegijaks. oleme neist paljudest varem saates rääkinud ning ka mehhanismidest, mis seda võimaldavad. Puudub kaebeõiguse nõue. Vabandust otsekohesuse pärast, aga põhimõtteliselt võib igaüks vaidlustada ükskõik mida. sisuliselt puudub piirang sellele, mida kohus võib arutada ning ka abinõudele, mida ta võib määrata, on vähe piiranguid. Poliitilisel tasandil on vaja omaenda eneseanalüüsi. Iisraellaste ja nende poliitilise juhtkonna vahel on tohutu lõhe. Iisraeli Demokraatia Instituudi 2024 aasta indeks näitas, et 81% juudi iisraellastest ütleb, et nad võivad alati loota oma kaasmaalastele raskel ajal, samas kui vaid 25,5% ütleb sama riigi kohta. See lõhe on umbes 2 korda suurem kui võrreldavates lääne demokraatiates ning sisuliselt jäi see samaks ka 2025 aasta uuenduses. Juudi riigi heaolu nimel on see lõhe, mis tuleb ületada. ja ma arvan, et edasiliikumine algab pigem täpsetest kirurgilistest muudatustest kui suurtest poliitilistest revolutsioonidest. sammud, mida saab lihtsalt selgitada, mis loovad üksmeelt ja suurendavad avalikkuse sõnaõigust riigis, mis alles meie silme all kujuneb. Võtame näiteks praeguse olukorra. Praeguse ametisse nimetamise süsteemi taga olev instinkt on arusaadav. Kõrgetele ametikohtadele kandideerijad vajavad põhjalikku läbivaatamist ning riigil, mis alles töötab välja, kuidas võimu jagada, on põhjus soovida kaitsemeetmeid selle vastu, et poliitika haaraks avaliku teenistuse enda kontrolli alla. See instinkt on kõige tugevam argument õiguskorra kasuks, mis seab end poliitilise võimu suhtes vastanduvaks. kuid seda instinkti võiks sama lihtsalt kasutada ka selleks, et õigustada protseduure, kus on rohkem avalikkuse kaasamist, rohkem läbipaistvust ja vähem tõkkeid. Ja siin, mingil moel poeetiliselt, võib-olla on meil midagi veel õppida sellest impulsist, mis peitub just sel nädalal vastu võetud seaduse 930 taga, mis lubab avalikkusel jälgida 7. oktoobri terroristide kohtuprotsesse. Ja vähemalt annab see kodanikele võimaluse näha ühe kõige olulisema sammu toimimist, mis aitab pärast seda kohutavat päeva toimunule joone alla tõmmata. On palju võimalusi tuua rohkem läbipaistvust Iisraeli poliitilistesse protsessidesse ja ma mainin lihtsalt 2, mida ma tean. Tähtsate ametikohtade määramisel parlamendis sisulise rolli idee kerkib Iisraeli poliitilises diskursuses regulaarselt esile. Tõepoolest, see on inspireeritud USA senati ametisse kinnitamise kuulamistest, mehhanismist, mis on loodud selleks, et avalikult kontrollida kõrgete ametikohtade kandidaatide sobivust. Teine lähenemine on sama palju sotsioloogiline kui poliitiline. valitsuse poolt määratud tippametnike nimetamise komisjoni juht on ülemkohtu emeriitkohtunik. Alati. Eeldus on, et sellised isikud on ainulaadses positsioonis hindama seda, mida nimetatakse Toora hamidoks, inimese isiklike väärtuste ja käitumise puhtust. Seesama eeldus asetab endised kohtunikud pankade ja haigekassade juhte valivate komiteede etteotsa ning praeguse ülemkohtu kohtuniku keskvalimiskomisjoni juhiks. Seesama eeldus koos sooviga valitsuse enamusele vastukaalu pakkuvat jõudu luua annab ülemkohtu kohtunikele kontrolliva ploki kohtunike valimiskomisjonis endas. Kuid vaiksem probleem on see, et see jätab nende väga oluliste komiteede juhtimise väikese inimrühma kätte, kelle autoriteet nende karjääris sõltub avalikkusest eraldatusest. See kaugus ongi mõeldud selleks, et tugevdada kohtunikke nende õiguslikus rollis. Kuid see ei pruugi olla õige kvalifikatsioon, kui ülesandeks on hinnata avaliku elu tegelaste iseloomu, kes töötavad koos teiste avaliku elu tegelastega demokraatliku valitsemise keerulises keskkonnas. Veelgi sügavam probleem on eeldus, et juriidiline väljaõpe annab monopoli moraalse sobivuse hindamisel, justkui mõistlikkus oleks teaduslik konstant, mitte subjektiivne väärtushinnang.
tõenäoliselt on olemas lõputu nimekiri väikestest, kuid suure mõjuga muudatustest, mida saaksime Iisraeli seadustesse ja valitsemiskorda sisse viia, mis ei nõua keerulisemat tööd laialdase süsteemse muutuse ümber konsensuse saavutamiseks. Ja minu lootus on, et väiksemad sammud, kui need on hoolikalt kavandatud ja ellu viidud, valmistavad meid ette suuremaks aruteluks. Lõppkokkuvõttes on olulisem kui ükski neist väiksematest ideedest arusaam, et me eksisteerime nõelaotsal rohkem kui ühel moel. Ja seda hoolimata taevasse tõusnud aktsiaturust ja ühest maailma parimast sõjaväest. Ühtse rusikana tegutsemine selle riigi kaitsmiseks välisvaenlaste eest on ainult pool tööst. Kui koju tuleme, tuleb rusikad maha panna, see on teine pool. Jeruusalemma elanikele rõõmsat Jeruusalemma päeva. Näeme järgmisel nädalal.